tere tulemast vaatama YouTube kõige ägedamat videode sarja, mis on pühendatud käsisaele. See on juba 6. osa. Me oleme tutvustanud erinevaid käsisaagisid, mille poolest nad erinevad, mille jaoks neid kasutatakse. Kõigest sellest oleme ametikooli kutseõpetajaga rääkinud ja kuidas seda õigesti kasutada, saagida ja teritada. Ja selles videos meil on soov tutvustada teile, kuidas saag laulab. Ma ammu kunagi kohtasin ühte pimedat, kes mängis sae peal. Ja kui me nüüd hakkasime seda videode sarja tegema, mul oli mõte leida üles päris elus inimene, kes oskab mängida ja hakkasin oma tuttavaid, kes muusikaga tegeleb, siis küsima nendelt ja mulle öeldi, et teil endal Saaremaal on üks tubli muusikakooli õpetaja Kuressaare muusikakoolis Eva Mint-Reikina. Tere, Eva! Tere! Ja jutt on siis sellest, et Eva oskab mängida väga paljude muusikariistade peal, seal hulgas ka sae peal. Ja asi juhtus niimoodi, see on üks haruldane juhtum üldse puidutööriistade puhul, et ajaloos see saag läks siis oma sellest otsesest funktsioonist kõrvale ja sellega hakati mängima. Ja see on vist mingi paarsada aastat vana lugu, aga asi on levinud mõnedes kohtades rohkem, mõnedes vähem ja mõnedes kohtades ei teata üldse. Nii et kui te ei teadnud sellist asja, et sae pea on võimalik mängida, siis tänane lugu ongi sellest. Ja Eva, ütle, mis juhtus, et sa sellise asja enda jaoks avastasid ja tahtsid sellega siis proovida mängida? Ja ma nägin lapsena filmi Delikatessen, üks prantsuse film 1991. aasta film. Ja seal jäi mulle meelde stseen, kus katusel mängiti duetti sae ja cello peal. Ja see avaldas mulle nii sügavat muljet, et ma aastaid unistasin saest. Aga millal sa oma sellise esimese kogemuse mängimise said? Oli see siuke ehitussaag või oli juba spetsiaalne saag? Ja ma ülikooli ajal läksin turult, ostsin ühe suure 2 mehe sae ja siis sellega olen mänginud, aga selle spetsiaalse muusikalise sae ma ostsin alles aasta tagasi. Et see on põhimõtteliselt sul siuke uus teema juba, jah? Aga ütle palun seda, vaata, sa andsid mulle siin ühe asja, mis on edike ühist selle saega, millest ma sooviksin ka teile siin tutvustada ja me siin vahepeal tegime nalja, et see muusikariist, mis ta nimi on? Flexaton. Nii, ja see sobib siis saekaatri meestele kenasti, sellepärast, et siin on võimalik mängida ühe käega ja tal on ühist saega siis, mille poolest? Et see on ka selline õhuke metallleht, mis on S-tähe kujuliseks natuke painutatud, kui siit külje pealt vaadata, hästi väike, et saag on ka vaja S-tähe kujuliseks painutada, et ta üldse heli teeks. Ainult, et siin lüüakse selle asemel, et poognaga. Aga siin on niimoodi, et siuke heli, ja siin painutad ja mängid ja siis nii palju kui fantaasiat ja seda musikaalset kuulmist on, siis võib kujuneda kompositsioon, on jah? Et siis palume siis sul oma etteaste teha, näidata, mida see saag oskab ja siis kuulame, vaatame, mis siis toimub. Eva paneb sae käima. Selle muusikalise sae käepideme valmistaja on samas sarjas osalenud kutseõpetaja Kaido Trei. Väga fantastiline käepide, ülimugav, sest et kui seda niisama randmega painutada, et siis see on päris ränk koorem randmele. Aga sellega on see mõnus selline väikse sõrme koht ja pöidla koht, et väga mugav. Ning saag tuleb painutada S-i kujuliseks. Ja mida kõrgem heli, seda kõrgemale ka poogel liigub, et siin peab üles leidma see täpselt õige koha, sest et kui poogel on natuke mõnest muust kohast mängib, siis hakkavad hoopis ülemhelid kulama, näiteks see noot siin on algheli, aga kui ma mõnest muust kohast tõmban, siis tulevad ülemhelid välja. Ja mida sügavamale painutada, seda kõrgem heli muidugi.
mängin näiteks sellise tuntud meloodia nagu Meil Aiaäärne tänavas. Ma mängin nüüd ühe enda kirjutatud loo Teekond koos luuperiga, luubin selle kandle siia sisse ja siis vaatame, mis efekte saab veel saele peale panna. Vot nii palju siis seda, kuidas mängib käsisaag, minu jaoks sellise väga põnev, huvitav kogemus, kellel on huvitav, otsige sellist tüüpi saag ülesse või proovige 2 mehe saega seda teha ja poogend kätte, harjutage, vaadake, võib-olla te oletegi see inimene, kelle jaoks siuke muusikariist on täitsa
huvitav ja saate harjutada. Et Eeva, suur tänu sulle, et sa osalesid meie videos, mängisid, näitasid. Soovime sulle edu sinu loomingus. Soovid sa midagi lõpetuseks öelda meie kanali siis teljatele, sõpradele, kes puudega tegelevad? Aitäh ja edu teile ka kõigile. Aitäh, aga me tahame lõpuks küsida, kas sa puudeed oled harrastanud praegu? Olen ühe korra juuksenõela proovinud voolida ja. No võt, et sa oled siis ikkagi puudega teinud. Aga võt sellised lood, meie tänane kino, järgmised saated, järgmised teemad. Head aega! Et nii see käibki.